Tere, minu nimi on Henri Kask, mina olen Eesti Noorteühenduste Liidu juhatuse aseesimees ja noorte osaluse arendusjuht. Minu töölaual ongi igapäevaselt küsimused, mis tegelevad otseselt sellega, kuidas noorte hääl jõuaks otsusteni. ENL seega koondabki osalusvorme üle Eesti ja meie töö keskmes ongi noorte osalus, otsustusõigus ja demokraatlik hääleõigus noorte seas. Selle ettekande fookus ei ole küsimus, kas noored on võimekad otsustama. Meie jaoks on vastus ENL-is selge. Noored on võimekad otsustama. Samas näitab ka Arenguseire Keskuse uuring, et noorte otsustusvõime ei teki vaakumis. See areneb koos keskkonna, kogemuste ja toetavate süsteemidega. Seetõttu keskendungi me täna hoopis sellele, kuidas me loome noortele turvalise tee otsustusõiguseni. Selle selgitamiseks ma kasutan autokooli analoogiat. Ma räägin sellest, mida teadus ütleb 16-aastaste kohta, milliseid õppesõiduplatsina toimivaid osalusvorme noortel juba on, mis rolli mängivad sotsiaalne võrgustik ja kool ja näitan ka, mida Austria kogemus valimise langetamisest omakorda näitab. Ja lõpuks küsingi mitte seda, kas noori saab usaldada, vaid kas me oleme valmis neid teadlikult toetama. Seega alustangi kohe suurest küsimusest. Me ühiskonnana ei vaidlusta seda, et meil on autojuhte vaja. Ilma autojuhtideta meil majandus seisab. Kaup ei liigu. Sellepärast me ei küsi, kas neid on vaja, vaid me keskendume sellele, kuidas me saame autojuhte juurde luua. Ja kuidas me teeme paremaks autokoolid ja liiklusreeglid. Täpselt sama loogika kehtib tegelikult ka noorte kohta. Meil ei ole küsimus, kas noori on vaja otsustama, vaid küsimus on hoopis selles, kuidas me suuname ja toetame neid noori otsustades. Demokraatia alus ei ole see, et kuskil on juba otsustajad olemas, vaid see, et uued järgnevad põlvkonnad õpiksid otsustama ja saavad kogemus, et nende hääl loeb. See on alus selleks, et demokraatia säiliks. Nii ei saa demokraatlikus ühiskonnas me küsida, kas noored on võimekad. Noored on kogu aeg olnud Eesti riigi ja ühiskonna kujunemise keskmes. Nad on loonud ettevõtteid, algatusi ja organisatsioone. Näiteks, tuues näiteid igapäevaelust, Gerd-Christian Rungi asutas hulgimüügi ettevõtte 19-aastasena. Täna on kõik poeletid täis vitaminvälli. Kaupmeeste laojääke päästavad ja müüvad noored, kes asutasid sumena. Gümnaasiumid on ka täis õpilasfirmasid ja ettevõtlikke noori. Ka värske Arenguseire Keskuse uuring ei sea küsimuseks noorte võimekuse. Kõige olulisem küsimus on, kuidas seda noorte otsustusvõimekust kõige paremini toetada. Ja sama kogemust näeme me ka ENL-i võrgustikus. Meil on liikmesorganisatsioone, kes on 16-17-aastased juhid ja kes vastutavad nii eelarve kui ka meeskonna eest ja saavad sellega väga hästi hakkama. Seega küsimus ei ole selles, kas nad suudavad vastutada, vaid küsimus on selles, kas me oleme valmis neile usaldama häälega selle kohta, milliseid otsuseid need samad institutsioonid tegema peaksid. Aga tagasi autosõidu juurde. Enne kui sa päriselt liiklusesse lähed, sa kontrollid, kas mootor käivitub, kas peeglid on paigas, kas tuled põlevad, pidurid töötavad. Sama kehtib tegelikult otsustamise kohta. Enne kui noor läheb otsustusliiklusesse, peab ta aru saama, millised pidurid ja peeglid tal tegelikult üldse olemas on. Mis varustusega ta otsust langetama hakkab. See teadmine ei teki maagiliselt 18. sünnipäeval ärgates, vaid seda õpitakse. Tänane värske uuring näitab ka, et 16-17-aastaste noortel loogiline mõtlemine, infotöötlemine ja arutlusoskus on täiskasvanu tasemel. Ainukene erinevus või peamine erinevus seisneb eneseregulatsioonis. Nii arenevadki noorte impulsikontroll ja pidurdusprotsessid edasi 20-ndates. Seega, lihtsalt öeldes ütleb teadus meile, et noorte mootor on täisvõimsusel liikluseks valmis. Ainult pidurid vajavad veel harjutamist. Aga tegelikult on ju see ka loogiline. Enne kui keegi saab heaks autojuhiks, peab ta läbima autokooli, õppima autot tundma. Ja see sama autojuht ei saa pidurdada enne, kui ta ei tea, mis on pidurduspedaal. Ega enne, kui ta on seda turvalises keskkonnas harjutanud ja otsustamise puhul ongi loogika täpselt sama. Ja nii toimuvadki esimesed sõidutunnid alati juhendajaga suletud platsil.
keskkond on turvaline, ümber ei ole teisi liikleid, kellele kogemata otsa sõita ja vigadest on lihtne õppida. Sa õpid, kuidas auto liikumisele reageerib, mis juhtub järsu pidurdusega ja kuidas sa ise roolis reageerid. Õppesõidu kogu mõte ongi, et vead ei juhtuks tipptunnil linnas liigeldes, vaid kontrollitud oludes. Ja täpselt sama loogika peaks kehtima ka noorte otsustamise kohta. Enne maanteele suundumist vajavad need samad noored harjutusplatsi, kus nende eksimused on lubatud ja nendest saab õppida. Tegelikult pole aga juhilubade tegemine noorte esimene liikluskogemus. Paljud noored teevad ka jalgrattalube. Nende puhul või selle näite puhul saab siis teooria ja praktika läbitud koos klassikaaslastega turvalises keskkonnas. Õpilase esindused, noorte volikogud, noorte ühendused on ka madala riskiga kohad, kus noor saab proovida, mida tähendab otsustamine. Ta saab planeerida eelarvet, projekte, sündmusi, jagada omavahel vastutust. Noorte ühendused, ka ENL-i liikmed, annavad võimaluse juhtida tiime ja ressursse juba 16-17-aastaselt. Ka tänase sündmuse uuring rõhutab, et kogemused ja teadmised on läbimõeldud otsuste tegemisel kriitilise tähtsusega. Seega, kui keskkond ei anna noortele võimalust otsustada, ei saa me hiljem täiskasvanud noorelt kaalutletud otsuseid oodata. Seega ongi need samad osalusvormid sisuliselt õppesõiduplatsid. Ja need on täna juba olemas ja noored juba täna kasutavad neid õppesõiduplatse. Kui küsida väga praktiliselt, mis on siis see turvaline tee otsustusõiguseni, siis ma näengi 3 sammast. Esiteks ongi need samad madala riskiga varajased otsustusvõimalused, ehk siis õpilasesindused, noorte volikogud või noorte ühendused, kus noor saab proovida vastutuse võtmist, ilma et ta viga oleks saatuslik. Ja siin on linnukene kirjas, need on täna juba olemas. Teiseks ongi kool, kus siis lisaks faktiteadmistele on oluline kodanikuharidus ja kriitilise mõtlemise õppimine ka olemas. Ja kolmandaks ongi seadusandlik raamistik. Näiteks valimise laiendamine sellesse aega, kus see toetatud õppesõit veel kestab, mitte pärast seda, kui noor on koolikeskkonnast ära lahkunud või sellest õppesõiduplatsist välja kasvanud. Aga oluline on ka mõtestada, et liiklust ei saa kunagi ette ennustada. Sa ei tea kodust väljudes, milline on see tänane liiklus. Teeolud, teised juhid ja juhuslikud olukorrad on alati muutumises. Samamoodi ei saa me ka otsustamise õpetust siduda alati ühe inimese külge. Autojuht ei saa elu lõpuni sõita kogu aeg selle ühe autokooli õpetaja, kellega ta õppis sõitma. Lõpuks saab see autokool läbi, aga liiklusreegleid peab ta ikka teadma ka ilma juhendajata ja seda iga kord liikluses olles. Noortel pole ka ainult üks juhendaja. Seesama uuring, mida me täna käsitleme, kirjeldabki, et noorukid on täiskasvanutest tundlikumad sotsiaalse tagasiside suhtes, seda nii kiituse kui ka kriitika suhtes. Aga nende otsuseid kujundavad lisaks sellele võib-olla ühele õppesõidu juhendajale ka sotsiaalmeedia algoritmid, sõprade arvamused, perehoiakud, laiemad normid, koolikeskkond. Noorte jaoks ei ole sotsiaalmeedia ainult meelelahutus. See on nende peamine info- ja normikanal. Nagu ka autokooliga, me ei saa öelda, et noored on kooli või sotsiaalmeedia kaudu ainult ühe juhendaja käes. Neid tegureid on noortel kogu võrgustik, kogu süsteem. Sellepärast ongi oluline, et kogu see keskkond tervikuna toetaks seda noort. Me ei saa õiguste andmise puhul jääda kinni ühe juhendaja külge. Neil on kogu võrgustik ümber, olgu selleks sõbrad, kool või pere. Neil on ka kodanikuharidus, infoajastud ja lõputud allikad, seega mitte ainult üks juhendaja. Aga oluline on ka mõista, et ühest edukast tunnist autokoolis ei piisa, et liiklusesse nüüd iseseisvalt lõpuni minna. Sa kordad sõidu- ja parkimismanöövreid, õpid vigadest ja saad iga korraga natukene enesekindlamaks. Iga õnnestunud kogemus toob julguse tagasi autokooli järgmisesse tundi tulla. Ja täpselt sama kehtib jälle ka ühiskondliku otsustamise kohta. Esimene kogemus valimistel, õpilasesinduses, noorte volikogus annab julguse järgmine kord tagasi tulla ja uuesti kaasa rääkida. Kui esimene kogemus on positiivne,
toetatud ja turvaline, on palju suurem tõenäosus, et seesama noor tuleb tagasi järgmisele sõidutunnile. Ehk võib-olla läheb ühiskondlike valimiste puhul ka järgmine kord valima. Ja nüüd jõuangi tagasi valimisõiguse juurde. Austrias langetati valimisiga 16 eluaastale ja uuriti, mis juhtus noorte hoiakutega. 16-17-aastaste huvi poliitika vastu kasvas märgatavalt ja nende valimisaktiivsus oli kõrgem kui järgmises vanusegrupis. Needsamad poliitikaalased diskussioonid läksid kodust kooli. Need ei jäänud ainult köögilaua taha. Neil tekkis järsku juurde ka rohkem õppesõidujuhendajaid. Nad said hääletada koos eakaaslastega, kooli ja ka peretoega, kes ikkagi jäi ka koju alles. Täpselt samamoodi nagu autokoolis sa õpid sõitma juhendaja, liiklusseadustiku ja lõpuks ka transpordiametiga. Ehk kui me anname selle loa ja loome harjutusvälja, tekib ka huvi ja vastutus. Ka Eesti noored ise ütlevad selles samas arenguseire uuringus, et haridusotsuseid peetakse väga oluliseks. Aga poliitiliste otsuste isiklikku mõju tajutakse väiksemana. See tähendab, et hariduse justkui liiklusreeglid on nende jaoks juba päris elu. See on nende igapäevaelu ja see on nende jaoks oluline. Poliitika jääb nende jaoks aga abstraktsemaks. Ehk siis, kui me seome valimise langetamise kooli ja nende aruteludega, muutub ka poliitika millekski, mida harjutatakse täpselt sama loogiliselt nagu järgmise kooli või erialavalikud, nagu noored kooli puhul juba teevad. Aga vahet ei ole tegelikult, kui kaua sa lõpuks seal autokoolis oled või kui hea su juhendaja oli. Ka autokooli lõpetanud juhid teevad avariisid või rikuvad mõnikord liiklusreegleid. Meil on liiklusreeglite rikkujad kõikides vanusegruppides, mitte ainult algajate seas. Aga me ei mõtle selle peale, et nüüd me peame juhilubade süsteemi ära kaotama, sest mõned teevad avariisid. Või me ei keela autosid ära, sest mõned teevad avariisid. Me keskendume sellele, kuidas avariisid ennetada ja kuidas õnnetusest taastuda, kui see juhtuma peaks. Ja sama loogika peaks kehtima ka valimiste puhul. Üks halb otsus või võib-olla halb kandidaat tagantjärele ei saa olla põhjuseks, miks otsustusõigus noortele mitte anda. Noored peavad saama riske võtta. Riskide võtmine aitab otsustega seotud asjaolud kiiremini selgeks saada ja uues olukorras paremini hakkama saada. Riskide võtmine aitab noorel aru saada, mis on tema otsuse tagajärjed ja oskab kaaluda seeläbi ka tulevikku. Aga oluline ongi mõista, et demokraatias ei ole valet häält. Igal antud häälel, valimistel on signaal. Ja igal valijal on õigus oma arvamus muuta täna, kohe peale valimist, homme või hoopis aasta pärast. Nagu autojuht peab tegema seal turvalisel õppesõiduplatsil väikesed vead, et saada päriselt heaks juhiks, peab ka valija õppima praktika kaudu. Kui me võtame noortelt ära võimaluse harjutada, piirame ka nende autonoomiat. Ja me ei saa siis noortele ette heita, et ta ei ole iseseisev, kui me pole talle võimaldanud turvalist õppesõitu. Seega täna ei ole küsimus selles, kas noor on võimeline otsustama. Teadus ütleb selgelt, tänane uuring ütleb selgelt, et noored on 16-aastaselt kognitiivselt valmis otsustama. Me ei saa seega rääkida, kuhu see vanusepiir tõmmata, vaid me peame rääkima sellest, kuidas me loome neile toe, et turvalises keskkonnas otsustusõigust teostada. Nagu juba mainisin, siin võib-olla on need 3 sammast. Üks on need madala riskiga osalusvõimalused või otsustusvõimalused, näiteks õpilasesindused või noorte volikogud. Seal nad saavad proovida ja eksida nagu autokoolis õppesõiduplatsil, aga need on juba olemas. Järgmine võikski olla kool, kus on kodanikuharidus, kriitiline mõtlemine ja ka eakaaslased, et poliitika saaks kodus köögilaual tagant tulla kooli, ka juba olemas. Ja nüüd järgmine mõttekoht ongi see 3. ehk seadusandlik raamistik. Kas me tahame seadusandlikult toetada noort sellel õppesõiduplatsil, näiteks valimise langetamine langetada aega, kus see toetatud õppesõit veel kestab? Mina tahaksin noori usaldada ja tahan noori usaldada ja nende otsustuskogemusi toetada. Kogu ENL-i võrgustik tahab seda sama teha. Seega lõpetuseks ongi mõttekoht, kas me kõik tahame noori otsustusprotsessides toetada. Aitäh! Suur aitäh
Väga äge kujundlik selgitus. Ma vaatan korra saalis ringi. Päris mitu kätt. Nii, daamid enne ja siis Kairi siis ühesõnaga. Ja. Aitäh selle toreda metafoori eest tõesti. Olen väga nõus, need harjutusväljakud koolis on hästi olulised. Mind lihtsalt on viimasel ajal hästi kuidagi puudutanud see, et need õpilasesindused ja väljaspool kooli ka noorte volikogud, et nad koondavad tegelikult ikkagi need kõige aktiivsemaid, kes juba tunnevad, et nad tahaksid nii-öelda siis proovida seda kätt. Aga kuidas me tõmbame kaasa need passiivsemad noored, kes tegelikult, kui me laiendame ühiskonnale, on ju väga-väga oluline kaasa tõmmata. Kool kui miniühiskond nii-öelda siis, et ikkagi mitte tekitada seda passiivsust. Ja teine teema, mis kuidagi olen tabanud enda praktikast lapsevanemana, aga kuuldes seda tegelikult igalt poolt mujalt ka, et tegelikult lapsed saavad koolis juba selle esimese pettumuse demokraatias väga laialdaselt. Peamiselt siis läbi koolisöökla küsitluste, sest seda tehakse laialdaselt, aga mis selle tulemusel muutub või mis nendest vastustest saab, seda lapsed ei koge praktiliselt mitte kuskil, ükskõik kelle käest küsid. Et hästi väiksed asjad, aga sealt hakkavad mingid hoiakud pihta, mis tegelikult tekitavad väga juba varajases klassis tundmuse, et mis ma ikka räägin kaasa või mis ma ikka teen, sellest pole mingit kasu. Et võib-olla kuidas sa kommenteerid seda? Jaa, 2 väga suurt küsimust ja küsimused, millega me ka igapäevaselt tegeleme. Mitteaktiivsete noorte puhul esimene mõttekäik oleks see, et iga Eesti noor ei pea olema osaluskogu liige või õpilasesinduse liige. Meil peavad need vormid olema sellised, et iga noor, kui ta tahab, ta saab minna, see on turvaline, läbimõeldud ja saab seda tagasisidet. Koolikeskkonna õpilasesinduste kohta ma annan sõna edasi, kes järgmisel ettekannet tuleb tegema õpilasesinduste liidust. Aga noorte volikogude puhul meie see töö lähebki sinna, et ükskõik kus see noor Eestis on, et tal oleks see turvaline võrgustik olemas ja eesmärk omaette ei ole, et iga osaluskogu on täidetud noortega, ei ole ühtegi mitteaktiivset noort. Meil alati jääb passiivseid noori, see on paratamatu. Nüüd sidudes selle järgmise küsimusega, kuidas siis koolist tihti tuleb see ebameeldiv kogemus demokraatia osas, siis aus vastus on see, et see on kurb. Peaks olema ideaalmaailmas hügieenstandard, kus siis iga kord, kui noor osaleb, ta häält kuulatakse, ta saab seda teha kas siis verbaalselt või kirjutades paberi peale, kui ta ei tunne ennast mugavalt rääkides. Need otsused vaadatakse läbi ja ta saab alati ka tagasisidet, mis tema otsusega tehti. Seda sama hügieenistandardit ma käisin eelmine suvi Paides tutvustamas ka eraettevõtetele, sest see ei ole ainult noorte küsimus. Täiskasvanute puhul on samamoodi, kui täiskasvanu annab tagasisidet, ta tahaks teada, mis tema tagasisidega sai. Ja ei ole võluvitsa, kuidas seda teha niimoodi, et kõik olenemata eagrupis saavad alati tagasisidet sellele, mida nad räägivad. Küll aga positiivse noodi pealt trend on minemas paremaks. See, et noored saavad demokraatliku kogemuse koolis, võib-olla nihkub veel varasemaks. Me ise toome alati näidet, et on tekkinud ka lasteaedade noorte nõukogud, kus lasteaia lapsed saavad rääkida, mida nad lasteaias tahavad. Ja hea näide ongi see, et lasteaia lastelt siis küsiti ja ütles, tahavad lõunauinakuid teha direktori kabinetis ja lubati lõunauinakuid edaspidi direktori kabinetis teha. Et see tuleb aina varasemaks ja neid positiivseid näiteid on, aga demokraatlikus ühiskonnas on alati ka negatiivseid näiteid. Et see on kurb, on täiesti aus vastus, mul ei ole võluvitsa, aga see hügieenistandard peaks olema ja see peaks olema igas vanusegrupis, mitte ainult ka noorte sees. Ma annan selle mikrofoni siit edasi. Nii, jah. Kaarel Haav. Ma tegelen kodanikuharidusega Euroopa Komisjoni eksperdina. Ma rõhutan seda sellepärast, et Eestis ei ole mul võimalik sel teemal eriti rääkida, keegi ei soovi seda. Ja mu küsimus on, et kui te tegelete nende noorteühendustega, kas te olete kursis, kuidas nende noorteühenduste tegevusi ja kogemusi käsitletakse koolis ühiskonnaõpetuse tunnis, kus on ka vastavad teemad, et kas seda teie praktikat ja teooriat seostatakse. Ja kui te teate seda, kas te siis ka ise olete välja arendanud mingi kodanikuhariduse programmi või ainekava või õppekava, kas te sellega tegelete, näiteks praegu toimub Euroopa Liidu teemalise õpiku koostamine, kas te selles ka osalete? Aitäh küsimuse eest.
õppekavadega on selline lugu, et me oleme Haridus-Teadusministeeriumiga pidevas suhtluses, me suhtleme iganädalaselt Haridus-Teadusministeeriumiga ja tänane õppekava näeb ette seda, et nüüd Kaarel noogutab esipingis, kui ma räägin õiget juttu ja raputab pead, kui ma ei räägi õiget juttu Haridus-Teadusministeeriumist. Et ühiskonnaõpetus peaks 1/3 olema praktiline, kus siis peakski see sama noor, kes seda õpib, minema saama seda praktilist kogemust või siis see praktiline kogemus peaks tulema kooli. Ma tean täpselt nii palju, et ministeerium on suhtluses ka teiste ministeeriumitega, et ühiskonnaõpetuse õpetajate koormust vähendada, et nad ei peaks ise otsima neid praktilisi kogemusi, vaid et vabakond ehk siis näiteks noorteühendused saaksid ise pakkuda, et me tuleme, räägime noortele, teeme töötoa, teeme simulatsiooni, mis iganes muul kujul praktilise õppe, mis seda demokraatia õpingut edendab. Aus vastus on see, et alati saaks olla parem. Võiks olla rohkem noori koolides, võiks olla rohkem praktilisi võimalusi noortele. Neid küll edendatakse teiste vormide läbi, näiteks kaasav eelarve ja need muud samad osalusvormid, mis Eestis juba on, aga õppekava või ühiskonnaõpetuse tund alati saaks olla praktilisem. Ja hea meelega ma arvan, et ei ole noort või noorte ühendus, kes ütleks selle peale, et ma ei taha tulla kooli rääkima. Kindlasti tahavad. See vajab küll kommenteerimist. Te nagu ei maininud üldse seda, kuidas seda praktikat, antud juhul noorteühendust, õpilase esindust, selle praktikat koolitundides käsitletakse. Kas see on seostatud olemasoleva ainekava ja õpikutega? Minu meelest on see siis seos väga nõrk, nii et ei ole mõtet otsida praktikakohti kuskil väljas ja nii edasi. Ja kui rääkida ühiskonnaõpetusest, siis meil tegelikult sellist asja polegi olemas. Ühiskonnaõpetus on meil ajalooõpetajate lisaspetsiaalsus. 60 aastat on ajalooõpetajad saanud lisaspetsiaalsuse ka ühiskonnaõpetuse õpetamiseks, ilma et neil selleks mingit sotsiaalteaduslikku haridust oleks olnud. Ja nemad koostasid ka ajalooõpetajad 96. aastal ühiskonnaõpetuse ainekava ja pole pärast seda 30 aastat lasknud seda muuta. Nii et ei maksa rääkida, et alati saab paremini. Ei saa, kui seda ajalooõpetajad ei toeta. Aitäh selle väärt kommentaari eest. Meil järgmine ettekandja räägib sellest, kuivõrd kool toetab noorte otsustamist ja otsustusõiguse arengut. Et kui sobib nii, et siis jätaks selle, meil on aeg surub üsnagi peale praegu. Ja ma ühe asja veel tegelikult küsiksin selle infokeskkonna kohta. Aleksandra rääkis põhjalikumalt sotsiaalmeediast, aga sina mainisid ikkagi ka seda, et sotsiaalmeedia on üks nendest juhtimisõpetajatest. Ja olid sul seal pere ja sõpradega nagu samal slaidil. Ja kui ühe käega on debatis tõesti needsamad sotsiaalmeedia piirangud, siis juurdepääsu piiramine, samal ajal on debatis valimisea langetamine, need asjad on siis järelikult ikkagi ka üksteisega vastuolus, et kui valimisiga langetada, aga samal ajal siis juurdepääsu piirata sotsiaalmeedias ringlevale infole, millel on ju siiski ka siis kust noor tegelikult saab ka siis infot Eestis toimuva kohta, on ju, saab, jah, eks mõned erakonnad on seal rohkem esindatud, mõned vähem. Aga see küsimus on, et kas need asjad on vastuolus, et kas me ei saa samal ajal üheaegselt rääkida siis valimisea langetamisest ja sotsiaalmeedia piiramisest, et see on pigem üks või teine? Hea küsimus. Sotsiaalmeedia piiramine on omaette küsimus, vajab laiemat debatti. Ma selles mõttes nõustun Aleksandra öelduga, kus noored leiavad selle viisi tagasi ikka sotsiaalmeediasse nii või naa. Et meie oleme võtnud selle seisukoha, et noored on sotsiaalmeedias ja jäävad sotsiaalmeediasse. Nüüd küsimus on nagu avariide puhul, et kas me võtame autod ära või me ennetame avariide tekkimist. Ehk siis sotsiaalmeedia puhul arvestame, et sotsiaalmeedia jääb, ehk siis kuidas me ennetame seda kahjulikku mõju selle sotsiaalmeedial. Kas see lahendus on nüüd see laoskeeld või mingi muu ennetustegevus. See on see, mis laiemat ühiskondlikku debatti vajabki. Et sotsiaalmeedia on paratamatult osa valimiskandideerimise langetamisest, et üks või teine ei ole, aga kui me keelame sotsiaalmeedia, siis tõesti sellel on mingisugune mõju ka valimiskandideerimise langetamisele, sest et nad saavad seda infot sotsiaalmeediast. Ehk siis meie seisukoht on, et tuleks nagu avariide puhul ennetada, mitte keelata. No väga hea, selge vastus. Hästi, lasen su vabaks, suur aitäh, aplaus on kohane.